Kristel varahaldusettevõttest Avaron. Tere, mina olen Rain. Ja täna Rainiga me räägime investeerimisest. Me oleme Rainiga investeerimismaailmas olnud juba väga pikka aega. Mina juba üle 27 aasta ja Rainil jookseb juba 17 aasta Avaronis. Täna on teemad, mida me siis puudutame, on need, et kuidas olla tänases majanduskeskkonnas üldse investeeritud. Missuguses hetkes me oleme täna üldse majanduskeskkonnas ja majandustsüklis. Kas investor peaks pigem eelistama võlakirju, peaks eelistama kulda, peaks eelistama aktsiaid või ostma Tallinna kesklinnas ühe üürikorteri. Et need on peamised teemad, aga hakkame siis minema. Eelmine aasta oli turgudel väga tugeva tootlusega aasta ja see aasta on ka alanud üli tugevalt. Et kui vaatame siin näiteks Euroopas on turud tõusnud 7% ligi, USAs isegi rohkem ja kui me vaatame Avaroni enda juhitud fonde, siis Avaroni privaatportfelli fond, kus me siis kombineerime erinevad varaklassid ja kus on investoril mõõduka riskiga portfell on tõusnud üle 4% ja meie aktsiafond on tõusnud üle 8%. Ja nüüd, kui ma olen klientidega rääkinud, siis väga paljud kliendid kardavad investeerida, juba kardavad seda viimase aasta jooksul ja istuvad rahas. Osad neist küll deponeerivad ja nüüd just eriti neile, kes on rahas istunud, on olnud see viimane pool aastat ja ka selle aasta algus väga keeruline. Sa näed, et turud liiguvad üles, sul on tunne, et vist tuleb majanduses väga raske periood, aga aktsiad muudkui lähevad üles ja sa ei investeeri. Mis sa, Rain, sellest arvad? Rahas hoidmine on alati selles mõttes keeruline küsimus. Ennekõike see sõltub sellest, et mis on selle raha pikkus. Kui on nagu raha võimalik investeerida ikkagi natuke pikemaks ajaks, siis on kindlasti mõistlik sellega võtta teatud investeerimisriski. Mida me räägime pikemaks ajaks, ehk siis üle 2-3 aasta ei ole sul seda raha vaja? Jah, et ütleme niimoodi, et alla 2-3 aasta siis peaks olema selles mõttes selle riskivõtmisega selgelt konservatiivsem, võib-olla jah, vaatame rohkem nagu selles mõttes võlakirjade poole või siis ja seal ka isegi võib-olla selliseid turvalisemate võlakirjade poole. Või kasutama deposiiti. Jah, täpselt. Aga kui raha pikkus on ikkagi natukene pikem, siis on kindlasti mõistlik seda investeerida ja võtta investeerimisriski, sest et kui me vaatame läbi pikema ajaloo, siis raha on alati enda väärtust siis inflatsiooniga korrigeerituna kaotanud. Isegi siis, kui sa teenid seda lühiajalist intressi ja see puhtalt tuleneb siis sellest, et raha on tegelikult lihtsalt käibevahend, see ei ole tootev vara. Ehk siis selleks, et ikkagi siis pikaajaliselt enda ostujõudu kas vähemalt säilitada või kasvatada, peaks seda investeerima mingitesse tootvatesse investeerimisriskiga varadesse. Ehk et eelmine aasta õpetas meile siis seda, ära istu rahas, ole investeeritud. Ja nüüd on küsimus, kuidas olla investeeritud. Et kui me täna vaatame näiteks Avaroni privaatportfelli fondi, mis siis on varade allokatsioonifond, mis tähendab seda siis, et seal on erinevad varaklassid kombineeritud, siis tänasel hetkel meil on suurusjärgus 30% aktsiates, 3% kullas ja ütleme siis 2/3 portfellist üldse võlakirjades. Et kui me räägime võlakirjadest, et mis on see teema, mis just võlakirju, miks peaks täna investor üldse võlakirju ostma? See põhjus on tegelikult väga lihtne, sellepärast et võlakirjade intressid on täna, ütleme siis viimase 10 või isegi pikemas kontekstis väga atraktiivsed. Et täna on näiteks siis Euroopa kõrgema riskiga korporatiivvõlakirjadega võimalik teenida umbes 7-8% tootlust. Enne koroonakriisi, kui meil intressid olid madalad, olid nende tootlused seal 4-5% juures. Ja kui me paneme selle 8% siis konteksti, et kui me vaatame, mis on olnud pikaajaliselt aktsiaturgude tootlused, siis viimase 150 aasta keskmine aastane tootlus on S&P puhul olnud umbes 9%. Ehk siis tegelikult on see, et täna annavad võlakirjad aktsiatega suhteliselt sarnases suurusjärgus tootlust,
aga võlakirjad on kindlasti riskitasemelt siiski oluliselt madalamad. Ehk et investor peaks täna olema suure osaga oma portfellist võlakirjades, mitte aktsiates, sest aktsiate ja võlakirjade tootlused on pikaajaliselt täna sarnased. Jah, ja siia kindlasti tuleb siis veel panna nagu juurde ka see perspektiiv, et kus me täna tegelikult majandustsüklis ja turutsüklis oleme. Et meie hinnangul me oleme täna tegelikult majandustsükli siukses hilises faasis. Siin on tegelikult juba pikemalt oodatud majanduslangust, see ei ole küll veel väga tugevalt siiamaani realiseerunud, aga selle risk ei ole kuhugile kadunud ja miks see on nagu oluline, on see, et aktsiatele majanduslangus kohe üldse ei meeldi. Et kui me vaatame, et millisel perioodil on pakkunud aktsiad siis head tootlust, siis põhimõtteliselt kogu kasvufaas otse loomulikult on aktsiatele väga hea, aktsiate hinnad tõusevad palju, eriti selle kasvutsükli varajases faasis. Aga kui peaks realiseeruma majanduslangus, siis aktsiate hinnad tavaliselt kukuvad päris järsult ja kiirelt, aga see on just see hetk, kui võlakirjad pakuvad kõige paremat tootlust. Ja põhjus seal on siis selles, et kui on majanduslangus, siis keskpangad tahavad majandust hakata stimuleerima, mis tähendab seda, et intresse alandatakse. Ja langevad intressid on võlakirjadele head, sellepärast et kui on fikseeritud kupongiga võlakiri, turuintressid läheb madalavaks, siis selle võlakirja turuhind tavaliselt tõuseb. Avaroni privaatportfelli fondis on täna siis meil 70% portfellist võlakirjades ja selle keskmine aasta tootlus on siis täna 8,8%, mis on täiesti hämmastavalt kõrge tase. Aga kuidas mõjuvad võlakirjadele inflatsioon ja üldse intresside alandamine? Et räägiks võib-olla meie nägemusest inflatsioonile kõigepealt. Inflatsiooni osas on viimased aastad olnud siuksed päris korralikud Ameerika mäed. Aga ma arvan, et täna võib väita seda, et inflatsiooni tipp on selgelt meil juba selja taga ja inflatsioon on juba väga jõudsalt alla tulnud. Aga kui me vaatame selle inflatsiooninumbri sisse, siis võib-olla see peamine inflatsiooninumber on üsna palju mõjutatud ka energiahindade langusest, mis siis omab inflatsioonile täna negatiivset mõju, aga see mingi hetk kaob tegelikult sealt baasist ära. Ja kui me vaatame sinna sisse, et mis näiteks toimub teenuste inflatsiooniga, siis see püsib endiselt suhteliselt kõrge seal kusagil 4% ümber viimase poole aasta jooksul või viimase kuud. Et see on viinud meilt põhimõtteliselt arusaamale, et jah, kõrge inflatsioon on küll möödas ja inflatsioon on alanenud, aga täna on ilmselt natuke liiga ennatlik arvata, et see inflatsioon kukub tagasi sinna nulli lähedale, kus ta oli siis siin enne koroonat ja energiakriisi. Ja peamine põhjus sellest siis tegelikult peitubki just teenuste inflatsioonis, mis moodustab tegelikult Euroopas nii majandusest umbes 3/4 kui ka töökohtadest. Ja seal on veab seda inflatsiooni paljuski palgakasv, mis on täna Euroopas ka kusagil siuke 5% tasemel, et ta ka natukene jahtub. Aga see on nagu selles mõttes siiski oluliselt kõrgem, kui ta oli varem ja 5% palgakasvuga ei ole väga realistlik, et see inflatsioon kukub tagasi sinna 1% juurde või 2% juurde. Ja miks see palgakasv püsib, on see, et täna on tööjõuturg tegelikult endiselt Euroopas suhteliselt tugev. See tähendab seda, et töötuse määrad on tegelikult enamikes riikides väga madalad. Nad on pigem siis tsükliliselt, tsükli põhjade juures, et kust väga palju madalamaks ta tegelikult enam ei saagi minna. See tähendab seda, et kõigil inimestel on tööd ja kui ettevõtted tahavad neid töötajaid hoida, siis nad on sunnitud neid palkasid tõstma. Aga palgakasvuga on selline fenomen, et kui
inflatsioonishokk võib käia nagu väga kiiresti ja lühiajaliselt, siis palgad kunagi hüppeliselt ei tõuse, aga nad tõusevad üle pikema perioodi. Ja täna me olemegi siis sellises olukorras, kus tegelikult palgad üritavad jõuda järgi siin möödunud aastate siis kõrgele inflatsioonile. Et piltlikult öeldes, kui nagu selles mõttes reaalmajanduses siis hinnad tõusid 2 aastaga seal 15%, siis palgakasv näeb pigem välja niimoodi, et on 3 aastat 5% palgakasvu. Ja miks see on oluline, et meil tuleb see pikaajaline nüüd periood, kus palgad kasvavad? Kas see tähendab seda, et keskpangad ei alanda nüüd lähemate aastate jooksul intresse samale tasemele, kui nad varasemalt olid? Ja ma arvan, et selles mõttes, et tänased tasemed on piisavalt kõrged, et siit on ilmselt küll ruumi neid intressi alandada, aga jällegi sarnaselt selle inflatsiooni vaatega, et kui me eeldame, et inflatsioon ei tule tagasi sinna deflatsiooni piirimaile, siis on ka väga ebatõenäoline, et intresse saab uuesti nulli alandada. Ehk siis tänase vaatega ma ütleks, et see intress, kui saadakse alandada sinna 2% piirimaile, siis see on juba päris hästi. Kui pika perioodi jooksul? Ütleme siuke kuni 2-aastane horisont, aga eks see selles mõttes nagu sõltub väga palju, kuidas majandus sellele reageerib, et tegelikult on seda majanduse jahtumist juba siin oodatud pikalt. Majandus Euroopas on selles mõttes selgelt jahtunud. Meil viimase aasta jooksul tegelikult ei ole olnud mingisugust majanduskasvu, aga ei ole ka tegelikult meil kukkunud suurde langusesse. Et kui nüüd peaks toimuma majanduse järsem jahtumine, ehk siis tuleb sügav majanduslangus, siis toimub ilmselt see intresside alandamine suhteliselt kiiresti ja järsult, aga kui majandus püsib suhteliselt tugevamana, siis on see intresside alandamine siuke väga, väga nagu tagasihoidlik ja mõõdukas tempos. Aga tänane seis Euroopas on ikkagi niimoodi, et on alust arvata, et kui siin ilmad lähevad soojemaks, siis ikkagi mingisugused esimesed intressi alandamised võiksid tulla. Sa siin varem mainisid, et me oleme liikumas suunaga iseenesest majandussurutisse, et kas me oleme siis seal juba kohal, millal see võiks saabuda ja missugused võiksid olla meie kui investorite jaoks esimesed sammud, kus me näemegi, et me olemegi majandussurutises? See, kas me oleme majandussurutises või mitte, et see sõltub kuhu vaadata. Et kui vaadata üldiselt aktsiaturge, mis täna teevad uusi tippe, siis aktsiaturud väga ei hinda seda majanduslanguse riski sisse ja meie jaoks võib-olla ongi see täna nagu siuke üks suurimaid ohukohti, sest nagu vaadates reaalmajanduse poole, tundub meile, et need majanduslanguse riskid ei ole tegelikult kuhugile kadunud. Aga teistpidi, kui näiteks me vaatame siis Eesti majanduskasvu, viimased 7 kvartalit on olnud kvartaalne majanduskasv negatiivne. Ehk siis statistiliselt me oleme selgelt majanduslanguses, aga jällegi teistpidi, et kui me vaatame tänaval ringi, siis keegi nagu väga ei räägi kriisist, see ei tundu nagu väga majanduslanguse moodi. Et kui siin võib-olla jätta nagu selles mõttes töötlevast tööstusest mõned sektorid välja, siis jah, ei ole mingisugust megakasvu, aga kellelgi ka tegelikult oluliselt ei pigista. Kui me vaatame Euroopa poole, siis jah, ütleme viimane aasta on tegelikult Euroopa olnud stagflatsioonis, mis tähendab seda, et meil on olnud kõrge inflatsioon ja nullilähedane kasv, et mõnes riigis on ta olnud kergelt negatiivne, näiteks Saksamaal, mõnes teises riigis kergelt positiivne, aga me oleme ühesõnaga tammunud paigal. Täna on olukord selline, et ettepoole vaatavad kasvu näitajad Euroopas väga midagi roosilist endiselt ei näita. Et
kõrged intressid on ikkagi tarbijale omanud selgelt negatiivset mõju, tarbijatel on siis nagu selles mõttes seda vaba raha, mis jääb alles kulutamiseks vähem käes. Ka ettevõtetel annab see intressimakse tunda, et väga suurt optimismi hetkel ei paista. Päris hämmastav on olnud kulla liikumine. Jaa, kulla hind on viimase 6 kuuga tõusnud 11% eurodes mõõdetuna, mis on siis tegelikult Euroopa aktsiatega võrreldes sarnane tootlus. Ja tegelikult seda võib ka pigem pidada siis niisuguse tsükli hilise faasi tüüpiliseks turukäitumiseks, kus siis osa raha hakkab aktsiatest riski maha võtma ja otsib siis selliseid turvalisemaid kohti. Ja kuld on ajalooliselt olnud siis majanduslangustes üks selliseid parimaid kindlustuspoliise, ehk siis majanduslanguses tüüpiliselt kulla hind vähemasti püsib stabiilne, aga üldjuhul ta pigem tõuseb, samal ajal kui siis aktsiate hinnad langevad. Ehk siis kuld on tegelikult sellises diversifitseeritud portfellis väga hea instrument, mis siis võimaldab teha rotatsiooni erinevate varaklasside vahel, ehk siis kui tõesti peaks realiseeruma aktsiaturul suurem korrektsioon, siis on võimalik kulla positsioon realiseerida ja see on enda väärtust hoidnud ja siis saab juba osta oluliselt odavama hinnaga aktsiaid. Väga hea, aga mida me siis aktsiatest täna ostmas oleme? Kas me üldse oleme ostmas? Oleme ikka ostmas, et esiteks on aktsiaturgudel alati see, et pika horisondiga tasub alati olla investeeritud aktsiatesse ja see majanduslanguse siis ootus või prognoosimine on ka alati niisugune natuke tänamatu töö, et see ei pruugi realiseeruda. Ehk siis peaks olema ka natuke valmis selleks, et kui realiseerub teistsugune stsenaarium ja tegelikult meil tulebki pehme maandumine, siis see oleks kindlasti aktsiatele väga hea, ehk siis tasub hoida ka mingisugust siis allokatsiooni aktsiates. Aga kus siis meie täna näeme võib-olla kõige rohkem niisuguseid huvitavaid või ahvatlevaid võimalusi, siis pigem on need sellistes tsüklilisemates sektorites, et mõned niisugused tsüklilised jaetarbimisettevõtted või mõned tööstus- või materjaliettevõtted, et kuigi turud teevad täna uusi tippe, siis kui otsida, siis leiab selliseid ettevõtteid, mis on tegelikult, mis kauplevad võib-olla siin viimase 10-15 aasta madalamatel tasemetel. Ja see on, et nende ettevõtete puhul on selgelt siis juba see majanduslangus realiseerunud. Ehk siis nende käibed on vähenenud, marginaalid on tsükliliselt väga madalad ja selle tulemusena on ka siis aktsiahind oluliselt langenud. Et eks selliste ettevõtete puhul alati tasub olla nagu selles mõttes nagu tuleb olla ka ettevaatlik, et kas see praegune langus on lihtsalt puhtalt tsükliline või on seal mingisugune ettevõtte spetsiifiline faktor taga, et see ettevõte ei taastu. Aga täna tegelikult on võimalik leida selliseid ettevõtteid, mis on väga kvaliteetsed, kes on käinud siukseid tsükleid läbi väga mitmeid kordi. Ja nende ettevõtete, sükeste ettevõtete puhul võib olla see tõusupotentsiaal 2-3 korda vähemalt. Et need on kindlasti täna päris huvitavad ostukohad. Väga hea. Kas võin siis meie aktsia poole võtta kokku selliselt, et tänases majandustsüklis me oleme pigem liikumas majandussurutise poole ja majandussurutise faasis investoril on mõistlikum olla investeeritud võlakirjadesse, mitte aktsiatesse, sest võlakirjade hinnad peaksid pigem tõusma, aktsiate hinnad pigem langema ja see on põhjus, miks meil täna on 70% portfellist investeeritud just võlakirjadesse.
ja võlakirjaturgudel on täna võimalik siis investeerida 7-9% tootlusega, mis on sarnane pikaajalisele aktsiaturgude tootlusele. Ehk et sa tead, et majanduses on riskid, aga sul on võimalik palju madalama riskiga investeerida siis võlakirjadesse kui aktsiatesse. Ja investori üks portfelli komponent peaks kindlasti olema kuld, mida meil on täna portfellis üle 3%. Jah, et võib-olla selle nagu võlakirjade osas, et me täpselt ei tea, et kas siis tuleb nagu majanduslangus või mitte, aga et kui me vaatame nagu niimoodi, et eeldame, et tuleb pehme maandumine, siis see kindlasti mõjuks aktsiatele ka positiivselt, aga täna pakuvad tegelikult võlakirjad suhteliselt kõrget tootlust võrreldes siis aktsiate ajaloolise keskmisega, ehk isegi pehme maandumise korral, kui sa oled investeeritud võlakirjadesse, siis sa ei kaota ilmses tootluses väga oluliselt või sa ei jää nagu aktsiatest väga oluliselt maha. Küll aga, kui realiseerub majanduslangus, siis kindlasti aktsiaturul võib siis näha päris arvestatavat korrektsiooni ehk siis negatiivset tootlust, aga sellises olukorras jällegi võlakirjad peaksid pakkuma positiivset tootlust, kuna siis alandatakse järsult intressimäärasid, mis peaks tegelikult võlakirja hindasid toetama. Ehk siis selles mõttes võiks öelda, et täna on see võlakirjade pakutav siis võimalus siuke win-win, et sa mõlema stsenaariumi korral saad suhteliselt hästi tasustatud ja seda täiesti siis niisuguste mõistlike riskidega. Väga hea. Ja investoritel iseenesest on võimalik võlakirjadesse investeerida kas ostes otse võlakirju börsilt või investeerida siis läbi fondide, et meil on Avaroni privaatportfellifond, kus on siis 70% täna võlakirjad ja neile, kes tahavad puhtalt võlakirjadesse investeerida, meil on võimalik ka siis läbi võlakirja portfelli seda teha. Et võlakirjadesse on investoritel lihtsalt tiba keeruline hajutatud portfelliga investeerida, sellepärast et tihtipeale ühe võlakirja miinimum investeering emissioonist ongi 100 000 eurot ja neid selliseid avalikult pakutavaid emissioone on suhteliselt vähe. Ja sarnaselt aktsiatele on võlakirjades ka vaja omada hajutatud portfelli, et mitte omada vaid ainult paari võlakirja, sest võlakirjadesse investeerimisel on ka spetsiifilised riskid. Aga kui investoril täna on siis vaba raha portfellis, miks ta ei peaks üldse ostma Tallinnas üürikorterit selle asemel, et investeerida turgudele? Lähme selle küsimusega mõned aastad kõigepealt ajast tagasi, et kui me vaatame siis, kuidas oli seal mingisugune 2017–2019 olukord, siis oli niimoodi, et Tallinna üürikorteritega teenis keskmiselt siuke 6,5% üüritootlust. Samal ajal olid siis deposiidiintressid olid 0, siukeste korporatiivvõlakirjadega teenisid seal võib-olla 4% ümber. Ehk siis tegelikult oli üürikorteri omamine väga mõistlik otsus, sest see lihtsalt pakkus head tootlust. Aga kuidas see olukord on siis tänaseks muutunud, on see, et kuna kinnisvarahinnad on tõusnud, aga rendihinnad ei ole sellega suutnud sammu pidada, siis on tegelikult kinnisvara üüritootlus võrreldes mõne aasta tagusega langenud. Et täna on pigem see alla 5%. Ja võrdluseks siis võlakirjadega, et võib siis ütleme siuke ümmarguselt 7-8-9% teenida, mis siis on selgelt parem tootluse määr kui kinnisvaraga. Ja kinnisvaraturul on selles mõttes täna tegelikult ikkagi suhteliselt keeruline, sest et rendikasv või Tallinna üüriturul on rendid viimased 2 aastat sisuliselt püsinud paigal, et seal on nagu küll sükest väikest sesoonset kõikumist, aga ei saaks öelda, et rendid kasvavad. Kinnisvarahinnad on küll püsinud nagu kõrged ja vaat, et tõusnud edasi, aga kui me vaatame ostjate poolt, siis
Vähemalt laenukostjatel on täna tegelikult väga keeruline korterit soetada, sest et lihtsalt need laenumaksed on oluliselt kõrgemad, kui nad olid mõned aastad tagasi. Ja täna on siis nõnda öelda laenukostja jaoks Tallinna kinnisvara kättesaadavus viimase 15 aasta halvimal tasemel, et viimati oli see sisuliselt siis eelmise kriisi ajal nii kehva. Väga hea. Ehk siis need, kellel on täna vabarahakontol uut üürikorterit ei ole mõtet täna osta, pigem on mõistlik oodata, võib-olla hinnad tulevad tiba allapoole, aga kui nad allapoole ei tule, siis nad parimal juhul nii-öelda jäävad sarnasele tasemele ja sul on võimalik osta siis juba 2-3 aasta pärast endale üürikorter, kui sa oled näiteks võlakirjade pealt juba mingisugust raha teeninud. Ehk et tänane meie peamine point on see, et sul on võimalik võlakirjades täna teenida tootlust ja ühel hetkel, kui intressid tulevad oluliselt allapoole, peaksid sa liikuma siis teistesse varaklassidesse, on see siis üürikinnisvara või on need aktsiad. Ja sellel hetkel on meil ka teada juba palju paremini, kas majandussurutis on juba läbi olnud ja kus me siis tsüklis nii-öelda oleme. Mis ajahetkel peaks võlakirjadest väljuma? Eks see on alati nagu kogu investeerimine, et see on alati siis alternatiivide küsimus. Aga ütleme niimoodi, et meie vaade on täna nagu selline, et kui need korporatiivvõlakirjade tootlused langevad alla 5%, siis need enam ei ole väga ahvatlevad. Aga eks see sõltub, mis siis samal ajal aktsiaturud on teinud või teised varaklassid. Aga kui eeldades seda, et näiteks et intressid tulevad alla sellepärast, et on siis majanduslangus, siis see peaks tähendama seda, et ka aktsiate hinnad muutuvad soodsamaks ja siis tegelikult peaks tekkima selline väga mõnus võimalus mõne aasta jooksul see raha võlakirjadest ümber allokeerida kas siis aktsiatesse või siis ka juba kinnisvara või mis iganes võimalused tol hetkel turul on. Sul kuulajana võisid nüüd tekkida küsimused, kuidas on kõige parem ja soodsam investeerida võlakirjadesse. Avaroni kaudu saad seda teha investeerides Avaroni privaatportfelli fondi. Selle fondi portfellist on meil täna 68% investeeritud just kõrge tootlusega võlakirjadesse, mille aasta tootlus on täna 8,8%. Üle 3% kulda ja 28% aktsiatesse. Ja aktsiate osakaalu poole pealt meil ongi just kõige suurema osakaaluga kasvuaktsiad, millesse me täna ise kõige rohkem usume. Kui aga soovid investeerida puhtasse võlakirja portfelli, siis meil on olemas Avaronis ka Avaroni võlakirja portfell. Selle investeerimiseks palun võta minuga otse ühendust. Nüüd õpetuse, kuidas Avaroni fondidesse investeerida, leiad meie kodulehelt avaron.ee/investeeri. Sealt leiad ilusasti õpetuse, kuidas investeerida Avaroni privaatportfelli fondi. Sellelt lehelt vali pank, kus on sul avatud pangakontod. Kõige soodsam ja lihtsam on investeerida läbi Swedbanka ja LHV internetipanga. Nendes pankades on ka fondide hoidmine hiljem sulle tasuta. Ja see on sinu jaoks ju väga oluline asi, sest kui sa pikaajaliselt investeerid, on tasuta hoidmine sinu jaoks tulu. Investeerida saad sa eraisikuna läbi ettevõtte, läbi oma investeerimiskonto või pensioni investeerimiskonto. Ja investeerida saad juba vabalt 100 eurost alates, nii et investeerimine meie fondidesse on kättesaadav sulle nii väikeste summadega kui suurte summadega investeerides. Nüüd aga minu poolt kõik, hakka tegutsema, ära hoia oma raha pangakontol, sest inflatsioon sööb selle lihtsalt muidu ära. Võta see aeg ja tee oma esimene ost ära. Suur tänu ja head aega!